loodame, et mind on näha. Mis ma tahan öelda siis? Täna siis teeme lihtsalt väike freeride. Midagi väga ebaseaduslikku ei tee. Siin on see, kuidas see värk nimetatakse. Ja vaatasin ühe jääraja, 20 euri päev. Üldiselt, kui sa tahad minna, driftida nii-öelda, siis tundub nagu päris okei. Mul oli siukene mõte, et pool tundi, tunnikest natukene külge ees sõitmist ja selle eest nagu 20 euri veits rets välja käia. Seega ma mõtlesin, et ma lihtsalt teen traction'i off ja vot siuksed külavahelised teed. Üritame seda kuidagi paremini kinni panna. No nüüd vist on parem. Ma ei tea, kas mind nüüd on näha. Igasugust asju, äkki jälle film ei jookse. Häält pole. Mis iganes. Et minu tänane idee oli, et lihtsalt traction off, külavahelised teed ja sõidupiirangutest kinnipidamist ja lihtsalt veits äkilisemad kurvid ja nii edasi. Sest seaduslikus mõttes see on veits kahtlane, sest ma ikka veits agressiivselt sõidan, aga samas ma ei drifti. Mõnikord natukene küll võtab rohkem, aga natukene ju. Kas see on ohtlik? Jah, see on ohtlik. Ma täiesti saan aru, et võib juhtuda nii, et mingi hetk peab helistama, küsima, kes mind kurvist välja võtab. See on ka see võimalus olemas. Pigem mitte driftimine, just auto käes hoidmine siukestes momentides, kus on nii-öelda veits. Põhimõtteliselt rallid sõidame. Aga seaduse piirides, sest kiirust ma ei ületa see moment. Ja ei oska rohkem öelda. Lihtsalt ongi see, et Lexus on jube hea juhitavusega. Kui ma kuskilt puusse panen teda, siis mul väga suurt kahju sellest ei ole. Veits kehva muidu, aga kes ei tee vigu, see ei paranda vigu, on ju. Kui näed, et kuskil auto sõidab, siis muidugi võtad kiirust maha ja kedagi endaga kaasa küll viia kuskile ei taha. Aga okei. Preview on liiga pikk, niikuinii ma lõigan kõik välja, siin juba meid jälle kaamera jooksis ära. Ja põhimõtteliselt kõik, vaadake, mis ma teen sellega ja head videod vaatamist.
peaasi, et kõik terveks jääks. Ma ei ole mingi äkiline super pro driftija, rallija ja mis iganes, natukene auto tundmist täitsa olemas ja natuke sõidame nii, et 20% nii-öelda tagavaraks on. Tunned on, et saab kurvi kiirema kiirusega võtta, aga seda 20% jätad nagu tööohutusele, sõiduohutusele ja mõnikord ma suvel ka teen sarnaseid sõitu. Kõige rohkem mulle meeldib vist 3. seeria BMW-ga, kus on MTH vedrustus. Kui ta on mingi 3-liitriline või 3,5 2 turboga 335 indeksiga masinad, siis on päris hea. Aga siis ikkagi kiirused, pidamist on väga palju ja pidamist on full, mis ta saab sealt välja võtta, kui on kuiv kõik ja rohkem kui +10 suverehvid all, siis kiirused ilmselgelt seal on kõvasti suuremad kui need mingid ümmargused märgid, kus mingi põhjusel on ripule pandud. Kõige rohkem isegi mulle meeldib näiteks Viljandi Võru. Kui te panete kepsu järgi Viljandist Võrru sõita, siis seal on väga palju äkiliseid teid. Ja seal saab nii-öelda seda tunnet kätte. Mis ohud veel on olemas, kui isegi teised autod ei sõida? Muidugi loomad. Loomad ka on siuksed, et nad lihtsalt võivad metsast välja tulla, aga võime seda nimetada ohutusprotsessiks. Ega keegi sellest kaitstud ei ole. Oleme ausad. Kui juhtub, siis juhtub. Ega see ei ole päris turvaline teema. Kõigedes asjadel on omad plussid ja miinused. Kui sa tahad natukene äkilisemalt sõita, siis sa pead vist arvestama sellega, et sa võid põhjendada avariid või osaleda kuskil avariis. Need inimesed lihtsalt käivad tee keskel. Siukstel momentidel lihtsalt peame hoogu vaha võtma ja kedagi mitte hirmutada. Kui on soovi muidugi midagi äkilisema sõidu teha, siis pigem kasutage jääradab. Kui nagu mulle on vaja lihtsalt pool tundi kuskil natukene auru välja lükata, siis 20 euri veitserits. Ja teed seal ka ei ole vist väga siuksed väga pehmed. Et seal on juba midagi katki sõidatud ja mulle puhkamiseks piisab natukene veits agressiivsem, kui on lubatud. Nii paar korda teed ja kuigi väga palju täna on siin inimesi. See kurv on siukne, mis võiks, aga siin on inimesed ja ega nemad süüdi ei ole, et mul kiptab kuskil. Kui peab rääkida, siis väga ei tahaks kuskile vajutada ka. Et siis puhtalt vaba pinna peal vaatad, kuidas sinu auto käitub libedas olukorras. Ja kui kedagi tee peal ei ole, siis see harjutus, samas jääraja peal te võite minna
maksate need rahad ära, stabilisatsiooni võtate välja ja vaadate, kuidas teie auto käitub, mis olukorras. Kui tal näiteks Lexusel on vähe jõudu ja ta päris hästi keerab rooli ja seisab tee peal jube hästi tegelikult. Sest kui isegi ma natukene vajutan rohkem, kui ma tahan, siis lõppkokkuvõttes ikka ma püüan teda jube kergesti, püüan teda. Ma ei tea, kui keegi teda ei osta, mis on loogiline põhimõtteliselt selle välimuse pärast, kuigi ta reaalselt on vürtsikas nii-öelda välimusega auto. Ja ma arvan, et võiks teda tšipida ära, sest küttekulu tal on viisakas. Coiloverid, mulle sobivad coiloverid, mina saan sellega sõita, naine ei saa, aga naisel on teine auto.